Reigo, iga kord, kui meie satume sinuga intervjuud siin tegema, oled sa jälle naiseks kehastunud. Iga kord väga küll erinev karakter. Milline neist naisterahvastest su enda lemmik olnud on? Minule naised väga meeldivad ja see tähendab, et me oleme kohtunud siis ainult 3 korda, sest naist oleme mänginud 3. saates, 4. ja 8. nüüd. Aga loomulikult, vaata minu süda tuksub ikkagi ooperile. Siis loomulikult tänane naine on minu jaoks ikkagi naine de naine. See on ikka tõeline nii-öelda kuninganna, keda on võimalik täna korraks ette kujutada ja tema nahas olla. Aga kuidas sa ise tunned? Kas see oli natuke liiga lihtne äkki sinu jaoks isegi? Põnev küsimus selles mõttes, et võiks ju arvata, et inimene, kes töötab ooperiteatris, siis manades, just nimelt, et teha ooperilauljad, et siis see kuidagi on nagu lihtne. Teps mitte, sest et vaadake, isegi naiste jaoks on raske neid noote ära laulda. Isegi nagu naislauljate jaoks on see aaria üks kõige raskemaid aariaid. Kujutage nüüd ette, ma mehena pidin selle ära laulma. Nii et kindlasti ei olnud see mulle lihtne. Ma ütleksin, et võib-olla kõige raskem laul, sest siin on ka teatav nagu kõrvalpilk, et kõik minu nii-öelda kolleegid Estonia teatris ja klassikalises muusikas vaatavad, et kuidas sa nüüd hakkama said? Nii et selles mõttes kindlasti ei olnud see lihtne ülesanne. No ma näen, sul on kunstküüned, sul on kõrvarõngad, sul on siin padjakesed või silikon või kõike muud. Milliseks naiseks kehastumine grimmiruumis sinu jaoks kõige raskem on olnud? Mille, ma ei tea, on parukas palav või on kontsades kõige ebamugavam või on tulnud raseerima hakata või kõrvaauke tegema? Ma arvan, et kõige raskem grimm tegelikult oli esimeses saates Käärija. See oli naise grimm, aga see oli tõeliselt raske, see võttis nii palju aega ja see kuidagi sulas ja sellega oli nii palju tegemist. Ja tegelikult pärast esimest saadet kõik need grimmid on olnud täiesti niisugused mõnusad ja niisugused, nende sees on hea olla, sest kohe, kui sa saad endale niisugused küüned või sõrmused või sellise soengu, siis see naine ju tuleb ju sinu sisse, sa kohe saad aru, kuidas seda teha, sa oled daam, eks ole, sa oled nagu naine, eks ole. Et kui ma mäletan, 3. saates oli see Bailando, siis kohe see kaabu, eks ole, rätik, miniseelik, sa saad kohe aru, mis naine see on, eks ole. See on nagu selline naine, eks ole. Aga see kirikuõpetajaga olla. Jah, aga see ei ole see naine. See ei ole see Bailando. No see ei ole nüüd see naine, eks ole. See ei ole nüüd see naine. See on ikkagi Omio papinoga. No vaat, et kostüüm, grimm annavad impulsi selleks rolliks. No mida sa kõige rohkem kardad sellest, et see loosiratas sulle finaaliks annab? Ja kas sa loodad üldse võitu? Ei, Jüri on ääretult hea olnud, ta on väga stabiilne, tema esitused on olnud kogu aeg sellised maitsekad, võluvad, stiilsed, et selles mõttes on Jüri väga võitu väärt ja Jüri paneb kindlasti finaalis super hea numbri, aga see finaal ei tohi olla lihtsalt Jüri võidu vormistamine. Et eks me kõik peame andma oma parima, kõik 4 finalisti. Me peame kõik mõtlema, kuidas nüüd seda teha ja vaatame, mis siis saama hakkab, sest lõppkokkuvõttes finaalis otsustab ju publik. Nii et me ei tea kunagi ette, kes see võidab. Oluline lihtsalt on see, et see peab olema huvitav, lahe, lõbus saade ja las siis publik ise otsustab. Jätame selle publiku kätesse ja täname sind ja laseme kontsi jalast võtma. Aitäh sulle!